hea koolipere ja külalised. Täna õhtul esitavad Illuka kooliõpilased teile August Kitzbergi jõulujuttu, lugu 2 ajalehepoisist. Loo on dramatiseerinud ja lavastanud õpetaja Piia Otti. Etenduses kõlavate laulude muusika autor on Juhan Trump, sõnade autorid Urve Tinnuri ja Leeno Tungalu. Tantsud on seadnud ja õpetanud õpetaja Kaja Kama. Dekoratsioonide autor on õpetaja Irja Annus koos õpilastega. Palume teil telefonid hääletu peale panna. Head vaatamist!
pean ütlema, et vanasti tõi maal isa ajalehe Vallamäest ära. Aga linnas saadetakse see tellijatele ajalehe poistega kuju kätte. Ja sel ajal, millest meie lugu räägib, oli kõige tähtsamaks lugemisvaraks ajaleht Postimees. Ema, nüüd ma pean minema. Kui ajalehe Priidu tahtis juba ammu Postimehe kandjaks hakata. Kui mind nüüd seal ei ole, annavad nad ajalehe kandmise ametit temale. Ja pealegi täna on jõuluõhtu. Kaupmees Nurk ja kaupmees Kuusik lubasid mulle kumbki 10 kohvikat anda ja Johanson emalt platsi saia. Märdikene, jää täna rahulikult voodisse. Väljas on külm ja vinge tuul lõõtsub. Sa oleksid juba eile ja üleeile pidanud voodisse jääma. Küll need, kes sulle midagi anda on lubanud, annavad peale jõulu. Mõned kutsuvad ka mind tuppa ja näitavad jõulupuud. Muidu ma ei saa jõulupuud sugugi näha. Ja pea ka enam ei valuta ja kurk ka ei ole enam nii valus. Kui sa mulle oma suure rätiku annad, võin ma küll minna. Minul... Ema, mine sina ajalehte viima. Kui sa ütled, et mina olen haige, annavad nad sulle saia ja raha. Mine, ema, mine! Lähen, Märdikene, juba lähen. Jää sina aga vagusi voodisse. Muidu ei saa sa enam sugugi terveks. Lumivuhises läbi uulitsate ja gaasituled loitsid tuule käes. Kui ema trükikoja juurde jõudis, kus lehed välja antakse, olid viimased lehekandjad possikesed ära läinud ja uksi taheti kinni panna. Tere õhtust ja häid pühi teile, härra! Tere õhtust, õnnistatud pühi teilegi! Andke mulle Märdi Postimehed, palun. Poiss on haige ja ei saanud ise tulla. Kuidas nõnda? Märt oli poole tunni ees siin, priske ja terve mees ning sai lehed juba kätte. Üks teine poiss oli veel temaga kaasas. See oli siis kindlasti kojamehe Priidu ja see saab nüüd kõik head asjad omale, mis minu poiss oleks saanud. Ja tõtt-tõtt.
ilusad ja värvilised. Rõvedad piparkoogid värvilise glasuuriga kaunistuseks jõulukuule. Oi proua, kas meil kingitusel puudub? Pole muret, proua. Minu poest saab igale lapsele üle. Astuge sisse. Astuge julgelt sisse. No vaadake. Justkui ehtne karupool. Mõmiseb ka mõnusasti. Ei sobi, on teil tütreke. No vaadake, milline kaunita. Silmad käivad kinni lähes. Ehtsad juurdud peas. Kõigi perega nagu päris laps. Mamma, minu nimi on Miia. Mamma, Miia. Kellel veel kingitus puudub? Astuge sisse. Sisse on mõnusik. Sõntele väikest. Olen mina alles õnnetu ja kehv. Viimane kopik kulus puude ja leiva peale. Midagi rohkemat ei saa oma pojakesele jõuludeks lubada. Hea esend. Oh, sa vaene väikseke, sina oled minust veelgi õnnetum ja kehvem. Minul on veel katuski pea kohal ja tükike leiba. Näe, võta lapsuke, mul endalgi pole rohkem. Hoidku sind Jumal. Tänan sind, hea ema. Küll näed, et hea tegu tasumata ei jää. Sa püha jõululapsuke, kes tuli meile lastele. Eeskujuks ole meile, käiksime ikka õigel teel. Värdikene, rahune, heida maha, rahune. Härra, siin on teie ajaleht. Aitäh, proua. 10 kopikat. Armas Jumal, anna mulle andeks, ma ei taha iialgi enam nuriseda, tee ainult minu Märdikene terveks.
sammusid rõõmsasti läbi lume. Aga pojamehe Priidu ei olnud neist kumbki. Need olid hoopis rõõm ja rahu. Ja suuremat kotti tuleb meil paremate asjade jaoks vaja. Seda ma juba tegingi. Sina ju ometi tead neid kohti, kus meil ajalehed on vaja viia. Miks ma ei tea? Mina käisin ju iga õhtu Märdiga kaasas. Mineval nädalal oleks ta peaaegu postijaama äkilise trepi peal maha kukkunud, kui mina ei oleks pidanud. Ja kui lihuniku suur koer teda kiskuda tahtis, hirmutasin mina selle ka minema. Kuhu me siin esimesena peame lehe viima? Siin Johansonide juures. Siis saab kohe hea hakatus. Tule aga tuppa. Kuusepuul põlevad parajasti küünlad. Saad ka seda näha? Südamesse, rõõmsaid pühi. Palun saate endale või oma lähedaste jõulurõõmu kinkida. Häid jõule. Palju. Kes seal toas on? Minul on tunne nagu Tarvo inglikesed on lähedal. Ajalehepoisid on siin, vanaema. Ja neid on veel kogunisti 2. Tooge nemad minu juurde ka. Ma ei näe teie nägusi, aga süda ütleb mulle, et te olete head poisid. Need on minu enda kootud, hoiavad teid külma eest. Olge õnnistatud, pojakesed. Rahu, kott on juba pooleldi täis. Väga hea, et sa appi tulid. Aga siin elab vana tiba. See on alati kuri ja sõimab Märti. Kui see natukene hiljaks jääb, tema on kuri mees, tema on väär mees ja ihmus. Ma päris kardan sisse, aga kui sina temale otsa vaatad. Pane need laua peale ja mine, mis sa veel vahi? Oota. Rahu, lähme ruttu minema, muidu võtate oma Annime tagasi.
vii koormapuid ja kui sa lehte tood, pead sa iga kord võileiva saama. tänan, härra Pipar. aitäh, härra Pipar. Nii jagasid rõõm ja rahu kõik Värdi Postimehed laiali. Mitmel pool pisteti kas paar kopikat raha pihku ehk mõni juum või peotäis pähkleid tasku. Viimane ajaleht oli neil vana kulla juures ära anda. Isand ja emand kuld, vana abielupaar istusid põleva jõulupuu ees ja vesi oli neil silmas, sest kõik nende lapsed olid kas surnud ehk pesast välja lennanud ja kaugel. nii, siin elab härra ja proua Kuld. ema, mine vaata. Kui see ajalehepoiss on, siis too ta tuppa. Jõulud ilma lasteta ei ole kellegi jõulud. jah, see on õige küll. Istuge, lapsed, istuge. Te olete küll vist päris ära külmanud. Ema, mine too neile sooja teed. maitsev. kui head saiad. Ema, nüüd on mul päris jõulud. Kas see ei ole mitte vaese pesulisa Märt soolahuulitsast? See teine. Kanname õige selle vaese poisi eest hoolt. Tükk riied sooja kuue ja pükste jaoks kuluks tal õige ära. Muidugi isa, kohe peale pühi lähen kaupmees nurga juurde ja lasen kanga ära saata. suur tänu, härra Pipar. olete väga lahke, emand Kuld. oota. selle sain ma turult ainult hea sõna ees ja küüned pakkis kaasa emand Kuld.
aidanud. Jumalale au, tänu ja kiitus. Igaüks loeb ise